päris sageli on küsimus üleval, mida teha, kui inimene on haigeks jäänud. Kui juba haigus on kallal, siis tegelikult on vaid üks teekond, mitte apteeki, vaid hakata toituma taimsest toortoidust, soovitavalt mahedast, sellepärast et kogu kuumtöödeldud söök, kogu liha, kogu see asi, mis on elutu, see mädaneb või kõduneb, kord on valgud mädanevad, muu kõduneb ja see kõik on toitaine pisikutele. Ehk siis ei ole vahet, kas teil on viirusnakkus või on teil mingi põletik, ehk siis piisknakkus, pisiknakkus. Igal juhul teie immuunsus on ülekoormatud kuumtöödeldud söögi, lima ja liha seedimisel tekkinud ollusega ehk siis kõdumädaga ja seepärast seal igal pool arenevad pisikud, immuunsus võitleb nendega ja tegelikult sisse tunginud haigus hakkab kohe siis võimutsema, nii et tehke palun teene oma immuunsusele, et loobuge lima tekitavast söögist, lihast ja kuumtöödeldud taimsest söögist kohe, kui olete haigeks jäänud. Muidugi noortel on seda kergem teha, eakamatel inimestel, kelle keha on väga umbes, on see raskem, sest keha hakkab rohkem puhastuma ja tõesti see haigus võib olla natukene ei kulge nii ruttu kui tahate, aga igal juhul loogika on see, et võttes ära pisikutelt toidu kõdumäda, siis hakkab inimene tervenema, sellepärast et immuunsus saab hakata tegelema siis selle haigusega, mis siis sisse tuli. Nii et inimene, kes on taimse toortoidu peal ja kelle keha on vaba mürkidest, tegelikult ei saagi jääda haigeks, sest temas ei ole pisikuid. Ta on puhas nagu see õhkond siin selle Apollo raamatupoes ja Nokia kontserdimaja ees. Temas ei ole lihtsalt massi, temas pole pisikuid, sellepärast et immuunsus on neile lõpu peale teinud ja kui pisikute pole süüa, siis pisikud ei paljuna. Tegelikult on olemas ka head tooted ja loomulikult on vaja söömise asendamisel, toitumisega võtta juurde veel tooteid ja neid ma kohe teile näitama hakkangi. Siis selleks, et saaks haigustest kiiresti jagu, on vaja juurde võtta loodusest, mitte apteegist, mitte naftast tehtud ega teaduse poolt kokku klopsitud teisainetest tablette, vaid looduse poolt antud parimaid taimi, mis on pandud kapslitesse. Sageli on nad siis nagu tehtud hästi võimsaks, nad on nagu kontsentraadid ja nad aitavad siis haigusi seljatada. Mina soovitan siis põletike puhul sipelkuupukoort, mis on siis tegelikult parim looduslik pisikute vastane vahend ehk siis võõrkeeli antibiootikum. Tegelikult ta lõhub ära siis pisikute ja ka seente DNA-d ja nad ei paljune enam niimoodi. Sellepärast on ta hea, et ta ei hävita ka immuunsust, mida teevad siis kõik need teislikud antibiootikumid. Nii et sipelkuupukoor on kõige parem antibiootikum, kõige tervislikum. Järgmine on siis koloidõbe, mitte tavaline õbe, mitte vette pandud õbe rusikas saadud vedelik, mis on siis suure molekuliga, mida rakk ei omasta, vaid ta on koloidne vorm, ta on hästi peene molekuliga, ta läheb hästi rakku, ta ei jää kehasse kuskile hulpima, ei tee näost halliks, nagu arstid arvavad valesti. Ja tegelikult, kuigi siin on kirjas, et ta on nagu määrimiseks, tegelikult ta peab juua, kuigi tervisekaitse ei usu, et ta juua võib, sellepärast on ta määre, aga mina soovitan jooge teda julgelt. See määre ei tee midagi. Ta on palju ohutum kui need apteegis müüdavad kõik muud tabletid kokku, mis on siis tehtud teisainetest, naftast. Ja tegelikult on siis koloidõbe väga tõhus just viiruste vastu, sest ta hävitab ära 660 erinevat pisikut ja viirust. Et teist nii tõhusad vahendid, mis siis oleks hõlvamas nii suurt kandepinda, ehk siis hävitamas ära siis viiruste ja pisikute DNA-d nii suures ulatuses tegelikult ei olegi olemas. Ja kui te ostate nüüd
kordade hõbedad, siis teadke, et vaadake selle väiksust ehk siis ppm. See on 10 ppm ja kui tal on need suuremad, siis teadke, et mida suurem on see ppm, seda kehvemini ta omastub ja selle võrra ta siis ongi võib-olla odavam ja võib-olla apteegist kuskilt saab kasvada, aga kas ta nii tõhus on. Ma soovitan tegelikult veel iga päev ära süüa 2 suurt küüslauku, mitte Hiina küüslauku, mitte seda vuhvlit, mis on täis mürkaineid ja kuskilt keemiatehase kõrvalt võib-olla korjatud ja väetatud teisväetistega, mis on väga mürgine, mis on palju odavam, vaid Eesti mahedat küüslauku, mille ühe küüslaugu hind on 1 euro, ma teadsin. Ehk siis kulutage 2 eurot iga päev, sööge ära 2 küüslauku, väga karm. Küüslauk kõrvetab väga, aga ta on pisikute vastane. Kui tõesti ei taha nii palju raha kulutada, ei taha tõesti enda maole tekitada nii suuri kõrvetisi, siis soovitan võtke omale iga päev vähemalt 1 kapsel küüslaugu kontsentraati, kust on happe välja võetud, on küüslauguõli ja 1 kapsel, mis maksab võib-olla kuskil 20 senti, isegi vähem. 8 eurot on see ja 90 kapslit. Nii et arvutage välja, 1 kapsel on väärt 2 mahedat küüslauku. Ja kui te võtate iga päev 3 kapslit, see võrdub 6 küüslauguga. Võtate iga päev 3 kapslit, kui haige olete. See tähendab seda, et te sööksite nagu ära iga päev 6 mahedat ja siis päris fermenti täis küüslauku. See on küll väga raske, aga ära süüa, ära tarbida 3 kapslit on väga kerge. Need 3 toodet on siis need, mis siis pärsivad viiruseid ja pisikuid ja ka seeni. Tegelikult on vaja teise külje pealt, kui sõda käib juba, siis minna rindele kogu oma relvavarustusega. Ja kui maavägi läks ühelt poolt, tankivägi teiselt poolt ja suurtükivägi kolmandalt poolt, siis sõtta me saate ka lennuvägi, ehk siis on vaja toetada oma immuunsus. Immuunsus on meie ainus kõige parem kaitsevahend, kui immuunsus on juba eos mürkidega, tablettidega, antibiootikumidega, alkoholiga, tubakaga, kiirgusega, kõige selle mürgise eluga, mida inimene siis endasse tarbib iga päev. Mürgid on siis mürgine söök. Immuunsus on kummuli löödud, siis ei ole muud teha, kui oma immuunsus püsti tõusta ja uuesti lahingu korda seada. Selleks on parimad vahendid siis kassiküüs, see on siis liaan, mis on väga hea toit immuunsusele, makrofaagidele ja B ja A ja teistele ökotsüütidele. Ja muideks, kassiküüs on meil liiga hea, et meie Eesti tervisekaitse keelas selle ära. See pidevalt olema ravim, kui apteegis seda ei leia. Miks? Sest inimesed hakkavad tervenema. Seepärast on ta pandud siis põlu alla, kuigi paljud riigid teda müüa lubavad, saab talle tellida posti teel. Nii et ma soovitan kõikide mürgiste, teislike antibiootikumide ja muude siirupite ja igasuguste muu magusa suhkruga tehtud lõve asemel tarbida siis kassiküünt, siprakobukoort, küüslaugu kapsleid, kolude hõbedat ja muidugi ma piima ei soovita juua, aga see ternespiim, ta on ka vahendiks, kui te piima kuni joote, siis võtke ternespiima. Teadke, et kassiküüs koos ternespiimaga ja päevakübaraga, mida ka Eesti tervisekaitse müüa luba, on siis 3 parimat immuunsust tõstvat toodet. Unustage ära apteegid, unustage ära need arstid, kes ise haiged on, unustage ära kõik need nõustajad, kes ise köhivad, on pidevalt poolpõdurad ja hakake uskuma loodust. Uskuge loodustoodetesse ja uskuge neid, kes terved on. Saate terveks ja kordan veel kord, haigeks jäädes lõpetage ära kuumtöödeldud söögi söömine, sest see on kõik toit kõdumäda pisikutele ja seni, kuni immuunsus teil võitleb pisikutega, seni ta ei ole võimeline võitlema selle haiguspuhanguga, mille kätte te sattusite. Et inimesed, kainet mõistust, kainet olemist ja ise mõtlemist teile. Nägemist!